Tervist! Selles lühikeses ülevaates räägime sellest, miks nii palju Eesti ettevõtete kodulehed tegelikult oma kõige tähtsamat ülesannet ei täida, see on siis klientide toomine, ja mis veelgi tähtsam, vaatame, kuidas sina saad muuta oma veebilehe lihtsalt digitaalseks visiitkaardiks olemisest päriselt töötavaks süsteemiks, mis toob sulle reaalseid päringuid. Ja alustamegi vist sellest kõige valusamast kohast. See on tunne, mis on ilmselt paljudele tuttav. Oled panustanud aega, raha, tulemus on iseenesest ilus, aga telefon on vaikne ja postkasti ei tule ühtegi uut päringut. See on, olgem ausad, päris masendav ja see on probleem, millega väga paljud Eesti ettevõtjad täna silmitsi seisavad. Me võimegi seda nimetada vaikiva kodulehe probleemiks. Leht on küll olemas, ta on internetis üleval, aga ta lihtsalt ei tee midagi. Ta ei räägi su potentsiaalsete klientidega ega suuna neid sinuga ühendust võtma. Ja see ongi täpselt asja tuum. Sa vaatad analüütikat ja näed, et külastajad justkui on, aga päringuid ikka ei laeku. Tundub nagu külastajate ja reaalsete klientide vahel oleks mingi nähtamatu sein. Kohe uurimegi, milles see sein on ehitatud ja mis peamine, kuidas sellest läbi murda. Eriti teravaks läheb see probleem hetkel, kui su potentsiaalne klient on juba valmis ostma. Sest mõtle korraks, kust algab täna ärikliendi otsinguprotsess? Peaaegu alati Google'ist. Ja kui sind pole seal näha täpselt nende sõnadega, mida sinu klient otsingusse trükkib, siis oled sa tema jaoks lihtsalt nähtavatu. Ja siin ei loe isegi see, kui ilus su koduleht tegelikult on. Okei, aga liigume nüüd edasi selle probleemi juurteni. Asi on tegelikult fundamentaalses veas mõtteviises, harjumuses näha oma kodulehet kui lihtsalt ühte digitaalset visiitkaarti. Siin on see erinevus tegelikult mustvalgel näha. Vanakooli arusaam on, et veebileht on nagu statiline brošüür, fookus on disainil ja see on raamatupidamises kulu. Aga kaasaegne ja tulemuslik lähenemine näeb kodulehte kui dünaamisest müügisüsteemi, mille fookus on strateegial ja struktuuril ja see ei ole kulu, see on investeering. Ja vot see ongi see kõige kriitilisem punkt. Enamasti ei ole ebaõnnestumise põhjus halb disain. Põhjus on süsteemse mõtlemise puudumine. Ei ole läbimõeldud struktuuri, mis klienti õiges suunas juhataks. Puudub nähtavus Google'is, mis tooks õiged inimesed lehele. Ja mis peamine, puudub konversiooniloogika, mis muutaks need külastajad päriselt ka klientideks. Okei, nüüd aitab probleemidest rääkimisest. Keskendume lahendusele. Milline on siis see raamistik, millele ehitada koduleht, mis päriselt ka tööle hakkab ja tulemusi toob? Mõtle sellest nagu maja vundamendist. Iga edukas äriveebileht toetub 5 sambale. Esiteks, su positsioneering peab olema kristallselge. Klient peab kohe aru saama, millega sa tegeled ja miks sa oled parim. Teiseks, sa pead olema Google'is leitav. Kolmandaks, su teenused peavad olema esitatud loogiliselt ja lihtsalt. Neljandaks, su leht peab igal sammul tekitama usaldust. Ja viiendaks, sisu peab vastama kliendi küsimustele, mitte rääkima ainult sellest, kui head te ise olete. Ja lisaks neile strateegilistele sammatele on olemas ka täiesti elementaarsed tehnilised nõuded. Neist ei saa tänapäeval üle ega ümber. Su leht peab mobiilis olema ideaalselt kasutatav. See peab laadima kiiresti, sest keegi ei jaksa oodata. Teenuse struktuur peab olema intuitiivne. Igal lehel peab olema selge üleskutse tegevusele ja loomulikult kogu sisu peab olema optimeeritud õigetele märksõnadele. Need ei ole valikud, need on standard. Nüüd vaatame, kuidas see strateegiline nihe siis praktikas käib. Kuidas liikuda sellest, et sul on lihtsalt koduleht, selleni, et sul on süsteem, mis aktiivselt ja automaatselt müügivihjeid genereerib. Ja siit tuleb nüüd vist kõige olulisem mõte üldse. Efektiivse kodulehe loomine ei alga kunagi disainist. Ei värvidest, ei piltidest. See algab alati strateegiast. Enne kui sa avad kas või ühte disainifaili või kirjutad esimese rea koodi, on tegelikult ainult üks küsimus. Ja see küsimus määrab ära absoluutselt kogu projekti edasise edu. Ja see küsimus ongi, milliseid päringuid me täpselt saada tahame. See kõlab nii lihtsalt, eks. Aga sa sunnid sind mõtlema oma ideaalkliendile, oma kõige kasumlikumatele teenustele, oma tegelikele ärieesmärkidele. Ja vastus sellele küsimusele ongi see vundament, millele kogu ülejäänud veebileht ehitatakse. Ja kui see vastus on olemas, siis kõik muu hakkab justkui iseenesest paika loksuma. Sa defineerid täpselt, milliseid kliente sa jäid. Sa kaardistad märksõnad, mida just need kliendid kasutavad. Sa lood iga olulise teenuse jaoks eraldi lehe. Sa ehitad kogu veebistruktuuri üles ühe eesmärgiga, suunata külastaja kontakti võtma ja sa integreerid sinna teadlikult sisse usaldust tekitavad elemente. Ja lõpetuseks teeme ühe kiire mõtteharjutuse. See aitab sul hinnata oma praegust olukorda ja mõelda natuke tuleviku peale. Küsimus on selles, kuidas sa oma kodulehte näed.
See on lause, mille peale tasub hetkeks mõelda. Sest kodulehe tõeline hind ei ole see number, mis arve peal seisab. Kõige suurem kulu tekib tegelikult saamata jäänud tulust, kui su digitaalne esindus ei suuda potentsiaalseid kliente päris klientideks teha. Nii et kui me võtame kogu tänase jutu kokku ühte ainasse lausesse, siis see olekski see. Unusta ära see visiitkaardi jutt. Hakka mõtlema oma kodulehest kui automatiseeritud süsteemist, mille ainus eesmärk on leida sulle õigeid kliente ja veenda neid, et just sina oled nende jaoks parim valik. Ja ma jätangi teid selle küsimusega, vaatage täiesti ausalt oma veebilehe peale. Kas see on teie jaoks lihtsalt üks rida raamatupidamise kuluaruandes või on see strateegiline investeering, mis toodab aktiivselt ja mõõdetavalt tulu? Vastus sellele küsimusele määrab tegelikult ära kogu teie ettevõtte digitaalse tuleviku.